Nii, Tanel. Öelge Ukraina teemal, kas me võiks oodata lähiajal siis seda otsust, et laen, mis on pikalt olnud kinni, hakkaks liikuma ja äkki ka uut sanktsioonipaketti? Jah, me tõesti oleme tööd teinud selle jaoks, et see otsus oleks juba täna tulnud, aga tõenäoliselt see tuleb ennem seda siis mitteametlikku ülemkogu, mis toimub neljapäeval, et me saame sellega edasi liikuda. See on see laen siis? See on 90 miljardiline laen, mis Ukrainale siis otsustati anda juba detsembris, aga tõepoolest, mida Ungari on blokkinud, loodetavasti me saame need otsused tehtud nüüd nende lähipäevade jooksul, et ülemkogul oleks juba midagi nii-öelda välja öelda. Ja uus sanktsioonipakett, kas 20 sanktsioonipakett saab selles kohas, kus seisma jäime jätkata? Me töötame sellega, et tõepoolest uus Ungari valitsus ei ole nii-öelda paika pandud veel, aga selge on see, et meil on uued perspektiivid ja me surume, et see 20 sanktsioonipakett läheks läbi ja võib-olla vaatame üle ka varasemad kitsaskohad. Osad liikmesriigid soovivad sanktsioone Iisraelile, ka assotsiatsioonileppe lõpetamist. Kas Euroopa Liit peaks uusi sanktsiooni Iisraelil kehtestama? See meetmed on ju tegelikult laua peal ja kui liikmesriikidel on soov, siis saab need otsused vastu võtta. On meil ka meetmed, mis nõuavad kvalifitseeritud häälteenamust, mitte kõigi nõusolekut. Kui on liikmesriikide arvamused muutunud, siis saab nende otsustega edasi minna. Mis puudutab assotsiatsioonilepingut, ma ütlen uuesti, mis puudutab assotsiatsioonilepingut, siis selle tühistamiseks on vaja kõikide häält, see on ühehäälsuse põhimõttel ja seda meil kindlasti ümber laua ei ole. Üks küsimus härra Pulsi-Väina kohta. Öelge mulle, mis kasu on tahtekoalitsioonist, mis tegutseb siis, kui seal Väinas on juba rahu? Mis Euroopa, ma ei saa väga aru sellest, miks Euroopa plaan on selline, et me oleme valmis seal tegutsema, aga siis, kui on rahu. Kas sellest on mingit abi? Seda on meilt küsinud ka ameeriklased, et siis, kui on kokkulepped sõlmitud, siis on vaja ikkagi siis laevade eskortimist, et kõik töötaks. Ja selle jaoks meil on tegelikult operatsioon Aspides, mis on juba olemas, mille mandaati saab muuta tugevamaks, kuhu saab rohkem laevu anda, mida saaks kõige kiiremini kasutada. Et pärast vaherahu saabumist võiks seda laiendada siis? Jah, need otsused me saame juba ära teha varem, et siis kui on vaherahu, siis me saame seda operatsiooni kohe kasutada. Selge, aitäh. Aitäh. Y vemos que desde la última vez España, junto con otros países, presentó esta misma solicitud. How are you? Israel Good, yeah, not too bad. Minister, first of all, what is the government precisely looking for at today's council meeting in relation to the EU-Israel